Tegelikult oli juba mitu päeva tunda, et lõunamaa pole enam kuigi kaugel. Õhk meie lennuki ümber muutus aina kuumemaks. Päike oleks justkui allapoole vajunud ning praadis meid igasuguse halastuseta. Tegime vahepeatuse ühe jõe kaldal ning valasime ühe tünni vett täis, nii et meil oli nüüd pardal otse kui pisike bassein, kuhu võis sisse hüpata, kui nahk liialt särisema hakkas. Ka loodus meie all muutus. Kuuskede asemel kiigutasid lennuki poole oma latvu palmid. Põõsaid oli palju vähem ning siin-seal võis märgata hiiglaslikke kaktusi. Onu Klaus, kes aeg-ajalt püksirihmaga maakaarti mõõtis ja sedasi teekonna pikkust arvutas, oli kindel, et meil ei kulu lõunamaale jõudmiseks enam rohkem kui 3 või 4 päeva. Pippo läks seda kuuldes hirmus rõõmsaks, aga mina tundsin nagu isegi kahetsust, et põnev reis peagi lõpeb. Ka ma lohutasin end sellega, et ka 3 või 4 päeva on päris pikk aeg, mille jooksul võib juhtuda mida iganes. Nii oligi. Onu Klaus uuris oma kaarti, vahtis kalendrit, arvutas midagi näppudel ja hüüdis. Kuulge, teeks õige ühe vahepeatuse. Oleme jõudnud kuulsa kasside kellatorni juurde ja just õigel hetkel. Igal aastal just sel ajal mängivad need kassid kellatornis ette kohutavalt põneva näidendi. Mina olen seda omal ajal mitu korda näinud. See on lugu vaprast rüütlist, printsessist ja tuld sülitavast lohest. No, kuidas jääb? Kas lähme teatrisse? Meie Pipoga olime muidugi jalamaid hakkamas ning isa keeraski lennuki nina lõuna asemel edelasse. Peaaegu kohe hakkaski paistma kellatorn. See oli kõrge ning kohutavalt kena, täis hirmus ilusaid nikerdusi, väikeseid kujukesi, mustreid, maalitud klaasidega aknaid ning kõigis värvitoonides säravaid lipukesi ja vimpleid. Kellatorni ümbruses vooris ära ütlemata palju loomi ja linde, kes kõik olid tulnud nautima kasside kuulsat etendust. Seal oli isegi nii kaugeid külalisi, nagu näiteks Aasia pilusilmsed bambuskarud, seljakotid seljas ning kõhu peal rippumas fotoaparaadid ja filmikaamerad. Seal olid Austraalia kängurud, kes ajasid valju häälega juttu ja sõid 2 saia vahele keeratud eukalüptilehti. Ja seal olid koguni Antarktika pingviinid, kellel oli hirmus palav ja kes seetõttu olid ajanud maha oma igapäevase musta sabakuue ning kandsid nüüd lühikesi lillelisi pükse ja õlkkübaraid. Seal oli tõesti igasugust rahvast ning ka meie pressisime end teiste teatrikülastajate vahele ning jäime ootama, millal kassid oma näitemänguga algust teevad. Onu Klaus vaatas kella ja ütles, et aega veel on ning et me jõuame korra kellatornis ära käia ja kasse tervitada, sest nad on ikkagi tema vanad sõbrad. Isa lubas siis meile kohti hoida ja me läksimegi torni ning ronisime mööda pikka treppi üles kasside eluruumidesse. Seal oli kahtlaselt vaikne. Polnud üldse seda moodigi, et mõne minuti pärast peaks algama teatrietendus. Toad olid tühjad. Kass ei paistnud kusagil. Aga lõpuks jõudsime me välja magamistoani ja seal need kuulsad kassid olidki. 3 ühes voodis, tekk ninani tõmmatud ja üleni tuulerõugeid täis. See oli alles jahmatav avastus. Kassid lebasid voodis, puru haiged ning abitud ja samal ajal tungles kellatorni ümber tuhandeid huvilisi, oodates etendust, mis pidanuks algama nüüd sama mõne hetke pärast. Küsisime kassidelt, kas me peaks minema rõdule ja ütlema, et teater jääb ära. Ei, ahastasid kassid nagu ühest suust ja keskmine oigas. Seda häbi me üle ei elaks. Ja siis võtsin ma vastu julge otsuse. Midagi polnud teha, kassid mängida ei jaksanud, aga etendust ära jätta polnud võimalik. Seega pidime esinema meie. Pippo, onu Klaus ja mina. Seletasin oma plaani teistele
ja nad jäid nõusse. Kassid tänasid meid juba ette ja ütlesid, et on meile igavesti tänulikud, kui me neid etenduse ärajäämise häbist säästame. Kiiresti jagasime rollid. Mina pidin mängima printsessi, onu Klaus hakkas rüütliks ja Pippo ülesandeks jäi juhtida lohet. Just nimelt juhtida, sest teatrietenduses kaasa tegev lohe polnud tegelikult midagi muud kui suur 3 lohe peaga masin. Omamoodi väike rongike, mis liikus rööbastel ning mida juhiti lohe kõhus asuvast kabiinist. Seal olid olemas rool, käigukang ja nupp, millele vajutades lohe röökis ja tuld sülitas. Lohe juhtimine polnud kerge töö ja me olime Pippo pärast veidi mures, kuid Pippo ise ei pabistanud üldsegi. Ta lendas lohe sabast sisse ja haaras rooli kindlalt tiibade vahele. Samal ajal ajasime meie onu Klausiga kiiresti selga oma kostüümid ja juba lõigi kell, mis tähendas, et etendus peab algama. Söössin rõdule ja mul lõi silme ees mustaks. Nii palju oli torni ümber pealtvaatajaid ning nad kõik vaatasid minu poole. Aga ma võtsin need kokku, katsusin unustada, et ma olen väike koeratüdruk Lotte ja proovisin mängida lohe vangistuses vaevlevat printsessi nii hästi, kui vähegi oskasin. Esialgu läks kõik hästi. Ma nutsin ja kaeblesin ning vahepeal kihutas lohe mürinal läbi rõdu, paisatas õhku tuld ja suitsu. Pealtvaatajad kiljusid. Pippo juhtis lohet kindlalt. Siis saabus lavale ka vapper rüütel. Onu Klaus oli raudrüüs. Ta vehkis mõõgaga ja karjus, et tapab lohe või hukkub ise, aga kaunis printsess ei tohi enam kauem vangitornis piinelda. Ta mängis väga hästi ning teenis ära publiku heakskiitva aplausi, aga kui ma sirutasin käed, et oma päästjale kaela langeda, ei tulnud rüütel millegipärast minu juurde, vaid seisis endiselt üsna ukse juures ja niheles kuidagi kummaliselt. Mulle jäi mulje, et ta on millegi taha kinni jäänud ning nagu hiljem selgus, nii see paraku oligi. Samal hetkel sööstis lavale taas lohe ja selle asemel, et mõõk käes koletise päid raiuma söösta, tõi onu Klaus kuuldavale südant lõhestava karjatuse ning lausa lendas selg ees lavalt ära, nagu istuks ta kahurikuulil. Ma ei osanud alguses midagi peale hakata. Lava tagant kostis jubedat kolinat, aga mul ei olnud kuidagi võimalik vaatama minna, et mis onu Klausiga ometi juhtus ja mis ta seal sedasi lõhub. Lohe kõhus olevast väikesest aknast nägin ma Pippo jahmunud nägu. Ka tema oli oodanud, et rüütel lohele kallale tungib, et siis koledaid röögatusi kuuldavale tuues põgeneda, nagu näidendi tekst ette nägi. Aga nüüd oli põgenenud hoopis vapper rüütel. Sosistasin Pippole, et ta laseks lohel natuke tuld ja suitsu sülitada ning seda ta tegigi. Aga mina otsustasin, et kui rüütel mind vabastada ei suuda, pean ma ise võitlema asuma. Sest publik ootab ju õnnelikku lõppu, seda, et printsess vabaks pääseb, mitte seda, et ta igavesti lohe vangiks jääb. Sellepärast haarisin ma jalast kinga ning virutasin sellega lohele vastu nina, ise karjudes. Niimoodi koletis, hoia alt, ma ei kavatsegi enam sinu jubedas tornis konutada. Kui sa mind kohe vabaks ei lase, siis ma sulle veel näitan. Lohe sülitas uuesti tuld. Nii, karjusin mina, sa ei oska ikka oma koledat suud kinni hoida. Noh, ise oled süüdi, ole võitluseks valmis, sest ma tulen. Mina ka, hüüdis keegi minu selja tagant. Mina tulen ka, hoia alt, koletis. Ning samal hetkel sööstis lohe kallale jõuluvana. Ma pidin äärmiselt naerma hakkama. See oli ehtne jõuluvana, punases mantlis, tutimüts peas ja suur kingikott kaenlas. Sellesama kingikotiga nüüd jõuluvana lohet materdama hakkaski, ise karjudes. Lase printsess vabaks, kole loom!
On ütlematagi selge, et säärast rünnakut Lohe tagasi lüüa ei suutnud. Ta kihutas huiletes lavalt minema, publik torni alla ka kiljus vaimustusest ning loopis müts õhku. Meie onu Klausiga, sest tema see jõuluvana oligi, kummardasime ja korjasime üles meile loobitud lilled. Haiged kassid olid ka aknast meie etendust jälginud. Kui me lavalt lahkusime, tormasid nad meid õnnitlema ja kisasid. Suurepärane, me võtame selle jõuluvana koha etenduse sisse, see oli vaimustav. Onu Klaus näis aga häbelikuna. Ma nõudsin, et ta seletaks, miks ta alguses lavalt minema lendas ja hiljem jõuluvana mantlis välja ilmus. Ta ei tahtnud algul sellest rääkida, aga tunnistas viimaks sosinal. Ma jäin seda raudrüüd selga ajades, püksid raksapidi ukselingi külge kinni. Tulin lavale ja tundsin kogu aeg, et miski kisu mind tagasi. No ja lõpuks ei jaksanudki enam vastu punnida ja lendasin selge ees kappi. Raudrüü läks puruks, hulk riideid sedas mulle pähe, tükk aega kaevasin end sealt kuhjasest välja. Siis haarasin esimese ettejuhtuva kostüümi ja tormasin tagasi lavale. Ja et niigi läks, aga ega ma enam küll kunagi teatris mängida ei taha, seda ma ütlen. Isa ootas meid lennuki juures. Kuhu te siis jäite? Küsis ta. Ma hoidsin teile ju kohti. Väga tore etendus oli. Need kassid on tõepoolest suurepärased näitlejad. Eriti see jõuluvana. No, see mulle meeldis. Või nii, ütles onu Klaus ning muheles. No jaa, tegelikult me nägime ikka ka seda etendust. Me vaatasime seda ühest torni aknast. Jaa, jõuluna oli tõesti hea. Jah, eks ole, kiitis isa. Imeks pandavalt head näitlejad. Ja väike Lotte, nüüd jääb sulle eluks ajaks meelde, et sa oled näinud kuulsat kasside teatrit. Jah, isa, ütlesin mina. See jääb mulle eluks ajaks meelde küll.